Discgolf on Eestis suhteliselt uus spordiala. Viimase paari aastaga on see päris palju populaarsust kogunud. Discgolf on nagu tavalinegi golf, ainult palli tasemel kasutatakse spetsiaalseid kettaid ja augu asemel on discgolfi korv. Golfis kasutatakse 3 eri tüüpi kettaid. Pikamaa ketas ehk driver kõige peenema servaga, keskmaa ketas ehk midar on natukene paksema servaga ja lühimaa ketas korvi puttimiseks on siis putter, mis on kõige tömbima servaga. Kettaid lisatakse eri stiilidega, tehnikatega. On 2 põhilist tehnikat. Tagakäivise, kus siis 4 näppu astetakse ketta alla ja 5. pöial läheb ketta peale. Vise toimub rinna kõrguselt, nagu tavalist lendavat taldrikutki loobitakse. Teine põhivise on eestkävise, kus siis 2 näppu pandakse taldriku alla ja vise toimub eest kätt. Ehk siis nagu tennises on eestkäelöök ja tagakäelöök, siis discgolfis on eestkävise ja tagakäivise. Midarit lennutatakse samamoodi nagu driveritki, 4 näppu all, 5 peal power gripina ja mõnda midarit siis ka eestkätt. Putteri lennutamine on natukene teistsugune. Putteril pandakse näpud alla nii, kuidas mugav on, seistakse näoga korvi suunas ja sooritatakse vise. Nagu ennem mainitud, on discgolfis peaaegu et samad reeglid, mis tavalises golfis. Võidab see mängija, kes saab kõige vähemat visete arvuga korvi, discgolfi korvi. Esimene ehk avavise sooritatakse spetsiaalselt märgistatud alalt, mida kutsutakse tee-alaks. Iga järgnev vise sooritatakse sealt, kus eelmine vise on maandunud. Kui te soovite kasutada viskeks sama ketast, millega te eelmise viske sooritasite, kasutatakse sellist asja nagu minimarker. Minimarker käib ketta ette korvi suunas. Nüüd võite selle üles võtta ja mängu jätkata. Viskamise järjestus on siis see, et kellele on korvist kõige kaugemal ketas, see alustab. Selle kord on visata. Näitame vist. Kõik, kellele meeldib liikuda värskes õhus ja kellele veel ei meeldi liikuda värskes õhus, otsige oma kodule lähim discgolfi park ülesse ja tulge mängima. Näeme rajal!